Möödunud laupäeval oli Jõhvi täis erinevaid pidulikke üritusi ja Jõhvi Mihkli kirikus avati näitus. 30. mail kell 14 avati Mihkli kirikus näitus 150 aastat laulu ja muusika traditsiooni algusest Alutagusel, mis annab ülevaate Jõhvi koori ja muusikakultuurist läbi 150 aasta. See on üks mitmest sündmusest, mis on selle tähtpäevaga seotud. Koorilaulu levikule talurahva seas pandi alus koolis ja kirikus. Jõhvi muusikatraditsiooni algus on seotud sakslases kiriku õpetaja Friedrich Ferdinand Meyeriga, kes alustas 1852. aastal Jõhvi kiriku kooli, kus üheks õppeaineks oli ka muusika. Kogu päeva programm oli pühendatud 150. aastapäevale kihelkondade vahelise laulupüha möödumisele. See on tõesti väga suur pidupäev ja meil on väga hea meel, et see esimene raaskondlik laulupüha ehk kihelkondade vaheline laulupäev toimus isegi 4 aastat varem kui suur laulupidu Tartus, et oli selline ettevalmistav etapp ja selles mõttes on ta Eesti kultuuriloos väga oluline, sest et enne seda ei olnud Eestimaa kubermangus ühtegi nii suurt laulupidu toimunud. Kõik, mis toimus varem, oli Liivimaal. Nii et meil on selles mõttes veel erakordselt uhke tunne. Jah, mul on hea meel, et Jõhvi vald on selle ette võtnud korraldada, et seda ajaloolist sündmust laiemalt tutvustada. Ehkki laulupeo pidu aastal 1865 oli ühepäevane, siis praegu 150 aastat hiljem tõepoolest on see jaotatud 4 päevale. Jõhvi Mihkli kiriku kõrval avati ka mälestuskivi, millelt lina tõstsid vennad Survad. Kivi autor on meie Jõhvi valla kunstnik Kalev Prits ja kivi raiduriks oli Meelis Kriisk. Mälestuskivi avamisel tänati mõlemat ja anti üle väikesed meened. Mälestuskivist ja tema mustrist räägib lähemalt Kalev ise. Need kivid on jõhvikatele ammu juba tuntud tegelikult, nad on meie linnas ennegi seisnud. Nad on saanud nüüd teise otstarbe küll. Kivi peal on Jõhvi kinda muster, kuna see oli ikka see sinnane sündmus oli Jõhvi jaoks selline ärkamise aja seeme siin Ida-Virumaal, et ega siin palju variante ei olnud, kuidas seda kivi teha. See mälestuskivi, mis laupäeval avati, jääb jõhvilastele meenutama seda esimest suurt sündmust just Jõhvis, mis leidis aset 150 aastat tagasi. Jõhvi valla volikogu 4-päevasel istungil nägi päevakord ette 4 päevakorrapunkti, milleks olid Jõhvi valla valitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja talle töötasu määramine. Nimelt otsustati nimetada alates 8. juunist 2015 valitsuse palgaliseks liikmeks majanduse alal Urmas Aunap ja määrata Urmas Aunapi töötasuks põhipalgaks 1600 eurot kuus. Edasi olid arutusel Jõhvi valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, Jõhvi valla põhimäärus ja viimase punktina arutati koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord. Käesolev määrus sätestab koduteenustele õigustatud isikute ringi, koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Jõhvi vallas. Koduteenuste osutamise eesmärk on abistada õigustatud isikuid kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilimisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. Koduteenused on tasuta või tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Jõhvi valla valitsus korraldusega. Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavatel isikutel, kellel tulenevad tervislikust seisundist, funktsioonihäiretest ja või elukeskkonnast on vajadus kõrvalisele abile igapäevaste majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. Kuid enne veel, kui volikogu sai alata, luges volikogu esimees ette 2 laekunud avaldust, millest esimene oli umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Niina Neglassonile. Umbusaldusavalduse esitas koalitsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed. Põhjuseks toodi rahulolematus volikogu töökorraldusega. Umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud Teet Ennok, Vadim Jerjomenko ja Sergei Andreeva, Tauno Võhmar, Eduard Raem, Kairi Soomer ja teine avaldus oli fraktsiooni Jõhvi meie kodu
volikogu liikmete ettepanek, mis puudutas kinnistu Purude 3 omaniku pöördumist fraktsiooni poole kõrval kinnistu ehituses tekkinud probleemidega. Viru Keemiagrupp plaanib käesoleva aasta lõpuks taastada 300 töökohta, kui Riigikogu kinnitab seaduse muudatuse, mis lubab põlevkivi kaevandada ettenähtud perioodist hiljem. Ühe konserveeritud õlitehase saab käivitada 6 aja jooksul, teise tehase 3–5 kuu jooksul. Koos kaevandamismahtude suurendamisega suudetakse ettevõttesse tööle võtta ligi 300 inimest. See on küll ajutine lahendus, ent annab siiski ettevõttele tegutsemiskindlust järgmiseks 10 aastaks. Keskkonnakomisjon andis eelmisel nädalal Riigikogule üle eelnõu, mis võimaldaks ettevõtetel kaevandada alates 2009. aastal kehtestatud aastamäärast vähem kaevandatud põlevkivivaru tagantjärele. VKG on esitanud taotluse limiidi suurendamiseks 4,3 miljoni tonnini aastas. Maapõueseaduse muutmine tähendaks tootmismahtude suurendamist ja Kiviteri õlivabriku taaskäivitamist. Detsembris teatas VKG, et koondab 76 inimest, kellest suurem osa töötas 2 seisma pandud Kiviteri tehases. Jaanuaris rääkis Rohumaa, et lisaks kaotab töö vähemalt 50 inimest VKG peakontoris. Samuti viis ettevõtte koondamisi läbi tütarettevõtetes. Visiit Ida-Virumaale algas neljapäeval, mil fraktsioon külastas Auvere elektrijaama, kus neile tutvustati elektrijaama tööd ja Enefit 280. Nagu rääkis Reformierakonna ja Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Deniss Baroditš, oli väljasõidu eesmärgiks näidata erakonna kaasastele, kuidas töötab elektrijaam, kuidas ja kuhu kasutatakse põlevkivi ja väga positiivse uudisena tõi ta välja valitsuse eilse otsuse toetada põlevkivi kaevandamisvõimalust tõstvat eelnõu. Ja, et uues koosseisus me alustasime uut fraktsiooni väljasõitude tsüklit ja esimene visiit toimub Ida-Virumaale. Ma arvan, see on märgilise tähendusega ja eriti arvestades, et kogu meie Eesti energia julgeolek tuleb siit. Meie täna Eesti kõige kallim ressurss ehk siis põlevkivi tuleb siit, eks ole. Ja seega selleks, et fraktsiooni liikmetel oleks ehk seadusandjatel oleks parem aru saada sellest sektorist, siis me pidasime vajalikuks, et tuua need inimesed siia, et nad näeksid, mida toodetakse põlevkivist, kuidas toodetakse ja erinevatel tasemetel alates kaevandustes, kuhu ka me läheme, eks ole, näeme, kuidas see protsess käib, kuni selleni välja, kuidas tehakse elektrit ja kuidas tehakse põlevkiviõli. Ja muidugi selleks, et seda sektorile riigi tasemel olla rohkem abiks, ma arvan, selleks seadusandja peab mitte ainult teooriat teadma, vaid oma silmaga nägema, mis asi see on. Eriti arvestades seda, et praegu meil on käsil üks seaduseelnõu, mis puudutab põlevkivi, ehk siis seda ressursi kasutamise määra arvestust. Täna tuli positiivne signaal valitsus toetas minu poolt pakutud eelnõu ja keskkonnakomisjon ka, et järgmine nädal läheb esimesel lugemisel, nii et see on suur eelis selleks, et see eelnõu saaks seaduseks, mis annabki muu hulgas palju paindlikumalt nendel ettevõtetel, mis on suuremad Eesti Energia ja VKG oma ressurssi kasutada, oma tootmist planeerida ja muidugi sellises lühiajalises perspektiivis see tähendabki, et näiteks VKG saab oma tehased, mis nad sulgesid eelmine aasta lõpp, saab uuesti tööle panna, aga need on sajad ja sajad töökohad, mis on minu meelest selle piirkonnale väga olulised ja hästi tasustavad töökohad. Nimelt võimaldaks eelnõu ettevõtjatel taotleda täiendavaid kaevandamisõigusi varasema 6 aasta vältel aastamäärast ehk 20 tonnist vähem kaevandatud põlevkivi koguse ulatuses. Siiski ei tohi ettevõtja ületada keskkonnanõuete täitmiseks kaevandamislubades kehtestatud maksimaalseid aastamäärasid. Kui taotlusi täiendavate kaevandamisõiguste saamiseks esitatakse rohkem, kui varem kaevandamata jäänud põlevkivi kogus võimaldab, võõrandatakse kaevandamise täiendavad õigused enampakkumisel. Põlevkivi kaevandamislubasid omavad Eesti Energia kaevandused aktsiaselts, VKG kaevandused osaühing, Kivili keemiatööstus osaühing ja aktsiaselts Kunda Nordic Cement.
Kuigi lastekaitsepäeva tähistatakse igal aastal 1. juunil, otsustas Jõhvi metodisti kirik teha sellega algust juba laupäeval. Nii ka toimus Jõhvi keskväljakul perepäev, kuhu olid oodatud kõik meie linnalapsed. Ja tere armsad televaatajad, mul on hea meel täna olla siin Jõhvi linna keskväljakul, kus on siis pühendatud üritus meie 1. juuniks, kus on ülemaailmne lastekaitsepäev. Ja selleks päevaks ette valmistudes otsustasime korraldada siis erinevate kogudustega perepäeva, kus me tahame lastele pakkuda siin muinasjutu korraldamist, tahame pakkuda lastele maiustusi, üllatusi, muinasjutu korraldada ja ma usun, et see tuleb väga huvitav aeg. Ja samas me jagame ka kutseid õhtusele üritusele, kus on siis kohal 2 ansamblit, üks Valgevenest ja teine Ameerikast ja õhtul toimub siis selline noortepärane rock-kontsert siin meie Jõhvi linna keskväljakul. Et mul on väga hea meel, et me võime sellist üritust oma lastele korraldada ja pakkuda ja kõik, mis siin toimub, on tasuta, nii maiustused kui ka kõik üritused. Usun, et see on ka linnarahvale meeltmööda ja mul on ka hea meel, et meil jätkub pidevalt kirikute ja koguduste koostöö koos kohaliku omavalitsusega. Usun, et on palju tulijaid ja sellest üritust osavõtjaid. Kui nüüd rääkida täpsemalt 1. juunist, siis kui oli lastekaitsepäev, toimus Jõhvi kontsertimaja juures traditsiooniline mängude festival. Festival algas laste rongkäiguga Jõhvi keskväljakult mööda promenaadi Jõhvi kontsertimaja juurde. Rongkäiku saatis Jõhvi Big Band. Festivalil osalesid Keskraamatukogu, Politseiamet, Maanteeamet, Virumaa kolledž, Kodutütred, Eesti ja Vene gümnaasiumi õpetajad, Jõhvi lasteaialt, Kultuuri- ja huvikeskus, Kunstikool, MTÜ Maadaam, Sillamäe LÜ, Lastekaitseliit, Aare Reppeni restorani-kool lastele, teater Lepatrinu ja paljud teised. Üks meetme eesmärke on tagada Tallinnas, Tartus, Pärnus ja neid ümbritsevates omavalitsustes kodulähedased lasteaia ja hoiuvõimalused. 5 Eesti suuremat linnapiirkonda asuvad koostama tegevuskavasid olulisemate arendustega elukeskkonna parandamiseks, millele soovitakse toetust linnapiirkondade jätkusuutliku arengumeetmest. Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas käskkirja, mis seab linnapiirkondadele juhised projektide valmistamiseks. Linnapiirkonnad valivad ise välja kõige mõjusamad projektid, mis aitavad lahendada kohalikke kitsaskohti 3 valdkonnas. Tallinnas, Tartus, Pärnus ja neid ümbritsevates omavalitsustes on suur puudus lasteaia ja hoiukohtadest. Struktuurvahendite abil tahetakse ka nende linnapiirkondade peredele võimalikult kiiresti tagada kodulähedased lasteaia ja hoiuvõimalused. Ida-Virumaa puhul saab aga taaskasutusele võtta seni alakasutatud linnasiseseid alasid, elavdada piirkonda väljanägemiselt, kuid veel olulisemana majanduslikult ja sotsiaalselt. Kõigis 5 linnapiirkonnas on toetuse abil kavas luua uusi kergliiklusteid ja korraldada ühistransporti kasutajatele mugavamaks, et suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu. Linnapiirkondadel tuleb tegevuskava eelnõu esitada hiljemalt 15. septembriks. Eelnõu töötatakse välja juba koostatud jätkusuutliku arengustrateegia põhjal. Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve ja Jõhvi, Pärnu ning Narva koos ümbritsevate kohalike omavalitsustega programmiperioodil Euroopa Regionaalarengu fondist kokku 95 miljonit eurot toetust
linna keskkonna arendamiseks. Tallinna linna piirkonna toetussumma programmiperioodil 2014–2020 on 35,7 miljonit eurot, Tartu linna piirkonnal 16,4 miljonit eurot, Pärnu linna piirkonnal 13,9 miljonit eurot, Narva linna piirkonnal 15 miljonit eurot ning Kohtla-Järve Jõhvi linna piirkonnal 14 miljonit eurot.